Hei tervitus! Selles videos kutsun sind kaasa kohtuma ühe tõelise meistriga. Lähme Eesti kagunurka Misso taha lausa välja ja seal kohtume Ernst Tibulaga, kes on tõeline puutöömeister. Üldsusele rohkem tuntud võib-olla nime all Sibula Ärni ja tema ettevõtmine Ärni puitkäsitöö on kindlasti väga paljudele tuntud. Ja selles video kolmandas osas lähme vaatame lähemalt, milliseid imelisi esemeid Ärni oma kuldsate kätega välja võlub. See on tõeliselt uskumatu, aga tule ja vaata ja veendu ise. Mis sa ise arvad? No sa näed, 7. näed. See toote, selle toote valmimisaeg on 5 aastat. Jumal kui sile. See on 2000-ga poleeritud. Ma olen ütelnud, kes on huvitatud, ma isegi otsiks üles venelase video, mis on 2x45 minutit. Venelane ilusti ütleb, et umbes, seda läheb tal 2 nädalat lihvimine. Ainult lihvimine 2 nädalat. Ja mis selle hind siis tuleb? Uuri netist. Ja. Ma nägin, kui sa keetsid neid videos. Ameerika peakokal on lõikelaud, ma siin ka ütlesin televisioonile, et ma hindadest ei räägi, Ameerika peakokal on lõikelaud, see on kõik YouTube'is olemas, selle maksumus on 34 000. Nende sellest materjalist. Ega ma ei ole süüdi, et eestlane ei tea mitte midagi sellest või ütleme niimoodi. Aga üldiselt Venemaal on lõikelauad, maksavad 100-200, mitte 200, 100-500. Aga need on kõik õlitamata, lakkimata, oleneb mida ma peale kannan. Aga ta on nüüd ära poleeritud selle 2000-ga ja vaata, mis ta juba teeb. No räägib, on peegel juba. Et sihukest poleeri Eestimaal mitte keegi ei tee, seda ei olegi Baltikumites üldse. No sisuliselt ongi nagu lakitud välimuselt. Jah. Et kui ma siia laki ka peale kannan, et ei ole mõtet mulle ütelda, et oi, see on laki tulemus. Ei ole laki tulemus, näed. Aga seda rohkem ei töötlegi seda. Aga teda ei töötlen küll, ma kannangi siia, ma mõtlen, arvatavasti läheb parketilakk sellele. Aga kas on vaja töödelda? Aga kui veepiisk, puit on ju nagu... mis ta on, poroloon, tal on ju poorid sees, veepiis kukub, see läheb kohe. Hakkab imama sisse. Jah, et siin, mis seda peedeldamist ma näitasin viimases nüüd, mis filmiti siin kuksi, see on töödeldud mesilasvahalinaõliga. Mu käest küsiti, palju sa teed neid siukesi. Näed, ega okkad, see on kõik looduse poolt puit. See on loodus teid, oma töö. See on looduslik. Ma olen siilile näokäpad teinud ja kõik. Kui ma pingutan 2 tükki kuus, rohkem ma neid ei jõua teha. See on väga kõvasti veel tehtud. Ja mis tükki hind tuleb siis on ju? Igaüks võib arvutada. Jah, aga ma ei müügi neid. Samal ajal ma võin ütelda ka seda, mis ma olen leidnud, venelasel on 20, ma ei räägi kuksikutest, vaid kunsti, seda kutsutakse kunstitaiesse. Kunstitaies 20 tükki, ta on umbes paarikümnes kunstinäitusel olnud. Ja selle 20 eest on talle tehtud pakkumine. Ta ütles, et kui ma selle pakkumise oleks vastu võtud, üks inimene oli nõus kõik ära ostma, siis ta oleks Moskva kesklinna möbleeritud korteri ostnud. See ütleb nii mõndagi. Et jaa, meie hulgas ei ole nii palju inimesi, kes nii väga seda hindaks ja tahaks, et lihtsam on poest ära osta. See Eestimaa on lihtsalt nii väikene, üks asi on see. Ja loomulikult ma olen lahatates kohanud, ta ütleb, et jah, ma ostaks, aga mul ei ole seda raha välja käia. Eesti rahvas on liiga väike ja vaene. Et nagu siin, ütleme niimoodi, et siin on, see läheb müüki, võib-olla läheb isegi see müüki ja võib-olla see, siin on ta loodus. Ma mõtlesin, et teen lepatriinu, aga siis jäin mõtlema, et ma ei tee tast mitte midagi, tast tuleb sügisleht ja läheb linaõli mesilasvahaga. Läigib küll ilusti. No seda on veel vaja, seda on veel vaja töödelda. Näed, sinilind, see on põhimõtteliselt töödeldud. Tähendab, mitte õli, vaid ta ongi ära poleeritud. Kas sa näed seda läiget? Ja ühtegi masinat ei ole, millega sa saaksid siia alla või niimoodi. See ongi
seda, nende riist. Ja miks venelane ütles, et 3 nädalat kulub talle? 3 nädalat kulub talle. No see ma ei hakka puutuma, see esiteks on juba jämme, aga näed, sa said süsteemist aru. Ja sa nühidki hapuks, sa nühid päevade viisi, aga seda sama materjali, see on ka netis olemas, peetakse maailma üheks kallimaks puitmaterjaliks. Rootsis on firma, ostab plasteliini suuruseid. Nüüd ei tasu eestlastel joosta sinna Rootsi firmale ja neid, seal on ju maailm on nii suur ja lai plasteliini, aga muidu nende hinnad on plasteliini suur, on klotsikene 35 €. Aga nad valivad, et sul ei oleks lõhesid. Aga et lõhesid vältida, selleks peab jälle keetma, mida siin filmiti. Ja seda ma nägin seda videot, keetsid neid. Siin on sul siis galerii, jah? Siin on niimoodi, et siin esiruumis ma nagu on asjad, mida ma nagu võib-olla müün või kus ma ütlen sulle liiguvad, kõnnivad minema esiruumis. Aastaid ostja olemas ja mitu tükki piinavad mind selle kuramuse kuldiga, aga sellega sai võib-olla 5 aastat Mari Tammega 5 aastat tagasi esimene saade tehtud, see on ajalool minu jaoks, et esimene maahommiku saade. Ei, sellega läksin mina hoopis ERMi ajalooarhiivi. Kui filmiti, terve mu elulugu, ma lapsest peale, kui ma juttu ajasin. Kas sinust film? Jah, et üldse siuke inimene on olemas. Aga kas see on nagu ainult siis seal ERMis või? Ära minu käest küsi. Sa ei ole ise näinud seda enam uuesti, seda filmi? Kihulase Meelis tuli siia mingite kuradi kaameratega, meestega ja ütles, et ärgi see läheb üldse, sinu elulugu läheb sinna ERMi. Neid asju jah, need asjad on põhimõtteliselt 3-5 aasta pikku käsnadest räägime, 3-5 aastat võtab see protsess. Näed, siin on, mida venelased, ma ütlesin, eestlane, mul ei ole nii suurt, kui venelane küsib 5 sotti, aga minu hinnad on, et siuke on 150, aga nad elavad perenaise üle, nende kohta ütles, sa ei pea nagu liimpuitust ostma iga 2-3 aasta tagant või paned esimese kõksi, nad on nii tugevad materjalist, et see on hoopis näed teine töö. Ja mu käest on ostetud, siuke seest tahaks ikka 250 saada, et on ostetud ja siis nad ütlevad, nad ei raatsi lõikelauana kasutada, panevad seina peale selle looduslikku ilu, näed kus mängib, siin on muidugi valgust vähe. Need on kõik õlitatud, omavalmistatud õliretseptiga, aga Venemaal on muidu 100-500 on need lõikelauad, mis on pahkadest. Aga sa pead, need on see on vist lakitud? See on lakitud, osad ma lakin, osadel on isegi osmo peal. See on kuusepahk, näed ära keedetud. Siis tuleb ilusti koor maha, jääb kõik see looduse muster. Aga 9 tundi on see keetmise protsess, pluss siis kuivamine mitu aastat. Mitte ei ole kiirkuiva. Ja sa ei leia siit ühtegi. Ja sa ei leia ühtegi mõra. Mitu aastat loomulikult. Sa keedad ta ära ja siis paned kuivama. Mitmeks aastaks? Mitmeks aastaks varjulises kohas. Ja siis hakkame, et kui ma täna võtan käsna, ma saan sulle väiksemaid, ütleme kuksiku suurusi 3 aasta pärast näidata, mis valmib. Sa mees ootad 3 aastat oma, ütleme, kui ma teen tavakuksiku, siis ma müün selle võib-olla paarisaja euro eest, ma pean ootama 3 aastat seda 200 eurot. Mitte ei ole nii, et ma hommikul võtan võtme kätte ja õhtul nagu autoremondimehed laovad mitusada eurot laua peale. Aga mul läheb 3 aastat. See ongi see, kes seda väärtustab, et see ei ole nii, et lähed poodi ja ostad. Ja sellepärast mul on teine ruum. Ma ei müü teisest ruumist asju põhimõtteliselt. Seal on asjad, mis on valmid nii kaua. Ja kui sa hingega teed ja üks asi on kindel, et Baltikumis siukest asja ei eksisteeri. See tähendab Eesti, Leedu, Läti.
no põhimõtteliselt mööbel siis. Neid pinke ma müün, pinke. Vaata, mis siin asub peal, püstaku peal, neid ma ei müü. Neid ei ole võimalik müüa. Neid lihtsalt ei ole võimalik müüa. Et ma midagi, ma siin saate inimestele ka ütlen, võib-olla 20% või midagi tuleb liigutada, sellepärast neid asju ikkagi tuleb juurde. Et näed Käsnast vähkividega. No. See ongi kunst, nagu mulle on, siin on käinud inimesed, sa Ärni elad vales kohas, et peaks Ameerikas elama selle koha pealt, ma ütlen, et Ameerikas on omad maal, näed, siin on, see ei ole peale pandud, vaid ta on ühest tükist, lepatriinu. Kuidas ma siukese asju müün, seda ongi maailmas üks. Ongi, ja see on lakitud see näiteks. See on lakitud, jah. Siin on nirk. Nirk ei ole pandud, ma ei taha kokku liimitavaid asju. Sa vaatad, mida meenutab ja mis sulle loodus annab. Minu taoliste kohta on ju, netis on tegelikult, on see info, et see on kaasasündinud nägemus, sa pead nagu 3D-na nägema. No seda võib-olla ma müün, võib-olla ei müü, kuidas mul tuju on, sellepärast need on võimalik uuesti teha. Aga ma räägin just nendest, mis on pahkadel mingi. Siuksed ainulaadsed detailid, mida iga päev sul siis kätte ei satu niimoodi. Neid ma saan müüa, sellepärast, et ma teen uuesti. Ja samasugune neid saan teha, aga esialgu ma nagu tähendab, siin ongi üks loll, võib-olla aru saan, mida suur jagu inimene, neid on siukesi, on ka netis on inimesi. Mulle on raha teise järguline. Kui ma tean, et ma kevadeni saan hakkama siis ma ei taha ühtegi asja müüa. Ma lihtsalt ei taha, miks ma pean müüma. See on terve talv, ühe talvetöö. Ja kindlasti müüki ta ei lähe. Siia saad kammid panna või ükskõik mida peale saad, on tehtud enamus küünelakid või ükskõik mida. Peegli vist vahetan välja, lasen samas mõõdus uue lõigata. Mul on see nagu ajutine, ma ei leidnud paremat, aga sinna mõõt on tehtud, siis lasen. Kellad saab müüa, et nad on siukesed, see on üldse kase juure Käsnast. See on haava Käsnast, aga too on üldse männi juure turbasest välja tõmmatud. Võib-olla 100 aastat sealt soos turbases olnud, et seda materjali ikka saab. Aga siukest asja ei saagi müüa, näed. Vasarhai sööb teist haid. Kõik need uimed on ju looduse poolt see paine. Aga et leiad siukese puu, silmad on pandud, et esile tuu. Sa leiad siukese paind, seda ma enam oma elus ei leia. Ja, aga ega ta niimoodi ei olnud, et sa lähed ja võtad, siin oli ikka lisamaterjali, ma võtan üleliigse ära, et välja tuua. Ja kuidas siukese asju saab müüa üldse? Sellepärast ma ütlesin, et venelane ütles, et tal on 20 asja ja ta saabki Moskva keskel. Aga ma ei tea, sa ei ole Venemaa eluga kursis, aga ma tean, näiteks Moskvas on terve linna osa, nad ongi multimiljonäärid. Ja mis sa siis välja visata mingi summa? Ka Eestis on inimesi, kellel tuleb siukesi summasid, mida ei oska paberi peale kirjutada. Ja kui toda inimest huvitab see asi, siis ta ongi nõus välja viskama. Ükskõik mis summa, et seda asja endale lihtsalt saada. Just. Et eks selle väärtusega ole. Siin ma rääkisin televisioonile minu jaoks, võib-olla siin galeriis üks väärtuslikum vaid sellest väärtus. See on Tamme leht, aga ta on Tamme Käsnast tehtud. Kui see inimene on nii hulluks läinud ära, siis ma tegingi, siin lõigati ju väikesed käevarjametused tammed maha valgustuse käigus. Aga siis ma jäin mõtlema,
ma hoidsin seda Käsna üle 10 aasta enda käes, mis mul see Tamme Käsna oli. Aga mõte tekkiski, ma teen Tamme Käsnast Tamme lehe, Tamme Tõru ja metsavana, et võib-olla 100 aasta pärast keegi näeb, miuke on Tamme leht, Tamme Tõru. Sellepärast, et kui juba Tamme puusid lõigatakse väikesi, eestlane lõikab maha, no ma ei tea, vanasti olid Tamme hiied, olid eestlaste pühapaigad. Et üldse enam, ei lihtsalt kellelgi ei olegi nagu enam üldse mõtlemist, lihtsalt minnakse julmalt, tehakse see töö ära, et valgustus on vaja teha ja kõnnime edasi. Et siis saame jälle papi kätte ja on ta siis tamm või on ta kask, valgustus on vaja teha. Et siin on liiga palju erinevas stiilis, näed, olen ka vaiku valanud, siis on täielikult puhas peiklitöö, mida peedeldan, et mul ongi väga palju erinevat stiili. Et ei ole lihtsalt, et ma teen vikateid või korve või... Just. Suur tänu vaatamast ja ma loodan, et sulle see video meeldis ja said sellest videost nii mõndagi huvitavat endale kõrva taha panna. Ja kui sa soovid Ärni puitkäsitöö kohta rohkem informatsiooni saada, siis külasta tema Facebooki lehte ja leiad kindlasti tema tegemiste kohta rohkem infot. Ja loomulikult, kui sul on vikatite vastu huvi, siis külasta vikatimeister.ee poodi või tule siia Samma Vikatimeistri stuudiosse Viljandisse. Anna mulle teada, kui tulemas oled ja saan sulle koha peal näidata ka neid Erni valmistatud vikatilöösid või siis neid panardeid, näsasid, käepidemeid, pärkasid, heal lapsel mitu nime. Nii et kohtumiseni siis uutes videotes või siis siin koha peal. Tchau!